Tere kõigile, kes te olete täna kuulama tulnud veterinaarmeditsiini õppekava tutvustust. Plaan on selline, et vaatame esmalt üle, mis asi see veterinaarmeditsiin endast üldse kujutab ja vaatame üle ka täpsemalt, millised on tingimused ja kuidas see 6-aastane õpe välja näeb. Mina olen Kristel Peetsalu, väikeloomameditsiini lektor ja veterinaarmeditsiini õppekava juht. Tänane jutt käib eestikeelse õppekava veterinaarmeditsiini kohta ja tegelikult on meil 2 õppekava lausa. Üks on siis eestikeelne õppekava, ehk millest me täna räägime, mis on tasuta eesti keeles, ja teine õppekava on meil ingliskeelne tasuline õppekava. Aga see õppeaste, kuhu te tulete, mille vastu te huvi tunnete, on siis integreeritud bakalaureuse ja magistriõppe. Siin õppekaval ei ole võimalik, et te omandate ainult baka ja magister jääb saavutamata, vaid see 6-aastane õpe ongi kokku põimitud siis nii baka kui ka magistriõppe. Selle olumise pildi peal on näha meie õppehoone, et selline suhteliselt kompaktne, et asume me siin Kreutzwaldi tänaval siis Tallinna maantee ääres kohe. Ja see instituudi hoone on siis õppehoone ja siin on ka loomakliinikud. Nii suur kui väike loomakliinikud on samuti selle kompleksi üks osa. Ja mõned väiksed üksused on ka natukene eemal, aga siiski jäävad siia samasse piirkonda, ehk siis toiduga seonduvad teemad, toiduga seonduvad õppeklassid, laborid asuvad nüüd sellest kompleksist natukene eemal. Aga jah, põhimõtteliselt selline üks kindel koht, kuhu igal hommikul tulla, on olemas selle õppehoone näol. Ja samuti on hästi oluline, et meie õppe, veterinaarmeditsiini õppe on rahvusvaheliselt tunnustatud. See on saanud välisakrediteeringu, ehk siis Euroopa akrediteeringu, see tähendab seda, et vastame teatud standardile ja tänu sellele me kindlustame õppe kvaliteedi. Ja samamoodi annab see võimaluse lihtsamalt minna vahetusüliõpilaseks ja ka hiljem Euroopas töötamiseks. Nii, ja mõned faktid veel, et mis ootab ees ja millega tegelikult peab arvestama meile õppima tulles. Kindlasti peab arvestama, et tegemist on päevaõppega ja mida see päevaõppe tähendab? See tähendabki päevast päeva ülikoolis käimist ja õppimist. Siin ei ole võimalik õppida osakoormusega ja siin ei ole võimalik õppida sessioonõppes. See tähendabki seda, et täiskoormusega saab õppida päevaõppes. Ja meie õppesüsteem tähendab seda, et meil on kursuste süsteem, esimene, teine, 3., 4., 5. ja 6. kursus. Ja selleks, see käib aastate põhiselt, siis oleks ole 1. kuni 6. aasta ja selleks, et teisele kursusele edasi viiakse, tuleb siis täita teatud tingimused ehk siis koguda teatud arv EAP-sid. Ja õppekava maht kokku on 360 EAP-d. Ehk siis circa 60 EAP-d tuleb aastas ja kui te nüüd arvestate sellega, et üks EAP tähendab 26 töötundi, sellest 26 pool on kontaktõppe, pool on iseseisva töö maht, siis kui te nüüd see 360 korrutate 26-ga, siis te saate tegelikult teada selle päris töömahu, mis selle 6 aasta jooksul teid ees ootab. Ja see ei ole mitte väike. Nii, vaatame edasi. Räägime nüüd natukene õppekavast lähemalt, et mis on meie eesmärk, mis on õppekava üldeesmärk, et mida me soovime, et kui meie üliõpilased lõpetavad, siis me soovime seda, et me valmistame ette piisavate teadmiste, kliiniliste oskuste ja praktiliste kogemustega loomaarste, kes saaksid edaspidi edukalt töötada erinevates loomaarsti haridust nõudvates tegevusvaldkondades. Ja see üldeesmärk annab juba päris hea ülevaate, mis või kes on tegelikult loomaarst. Teadmised, oskused, kliinilised oskused, praktiline kogemus peab olema
ja see erinevad loomaarsti haridust nõudvad tegevusvaldkonnad, et pärast lõpupoole vaatame üle ka, mis on karjäärivõimalused. Sest loomaarst ei pea ravima ainult loomi, et siin on päris palju erinevaid võimalusi, millele tulevikus saab spetsialiseeruda. Ja natukene ikkagi minna veel detailsemaks, siis see oli nüüd üldeesmärk, mis on siis see, mida te peaksite omandama, kui te lõpetate 6 aastat, aga vaatame läbi ikkagi, mis siis on spetsiifilisemad eesmärgid samuti, ehk mida üldiselt siis meie õppekava läbinu peab teadma. Et õppekava läbinu on siis omandanud igasugused alus- ja prekliinilised teadmised ja oskused ja tunneb baasveterinaarset terminoloogiat. Ehk see on see alusained, alusteadmised, millele ehitatakse üles järgmised kliinilised ained. Ja loomakasvatus kuulub samuti mingil määral loomaarsti õppevaldkonda. See tähendab seda, et te peate teadma loomade aretuse kohta, loomade pidamise kohta, loomade söötmise kohta ja teatud määral ka loomade sööda tootmise kohta. Et see on nüüd selline loomakasvatuslik pool, ehk loomakasvatuslikud alusained, mis siis loomaarstil on vajalik teada. Ja samamoodi te peate teadma, kuidas loomad käituvad ja looma heaolu, et see on väga oluline teema ja see muutub üha olulisemaks ja see ongi see, et kindlasti see loomade heaolu teema on siis meie õppekava üks väga oluline suund ja samamoodi sellega seonduvalt ka kõik, mis puudutab seadusandlust ja seadusandlikku teemasid. Et see teine pool sellest punktist kajastabki seda, et te peate teadma seadusi, kõike, mis on seotud veterinaariaga, teatud olulisi teemasid, mis on toiduhügieeniga seotud. Ja siit tuleb edasi see, et veterinaararstid on ju tegelikult ka, võivad olla ametnikud, ehk riiklik veterinaarjärelevalve on üks tulevane karjäärivõimalus. Ja kui nüüd minna haiguste juurde, siis loomulikult te peate teadma erinevaid haigusi, nende mõju loomaorganismile ja te peate mitte neid ainult teadma, vaid te peate oskama leida seoseid ja neid asju praktiliselt ka rakendada. Loomadel ja inimestel on ühiseid haigusi ja selleks, et vältida taudide levikut, tuleb teada siis haiguse põhjusi, levikuid, kulgu, kuidas haigus välja kujuneb, et see on ka hästi oluline punkt. Ja loomulikult, kuidas diagnoosida, kuidas jõuda selleni, et mis on sellel konkreetsel loomal viga või näiteks, mis on sellel karjal viga ja kuidas me ravime ja kuidas me ka haigusi ennetame. See ennetamise pool on ka oluline. Mõnikord on lihtsam haigusi ära hoida, kui neid hiljem ravida. Ja oluline punkt siin loomaarsti õppes on toiduhügieen, toiduohutus ja see tähendab ka seda, et te peate teostama või peate teadma, kuidas toimub loomade tapaeelne kontroll ja loomade tapajärgne kontroll. See tähendab siis haiguste suhtes. Ja see tähendab ka teie õpingute ajal seda kõike ka praktikas läbi viimast. Aga seda praktika poolt natukene hiljem selgitan. Ja tänapäevane maailm, tõendus, teaduspõhine meditsiin, see tähendab seda, et te peate ka ise aru saama, kuidas tehakse uuringuid, millal põhinevad meditsiini teadmised ja see järgmine punkt kajastabki seda, et te oskate teha uurimistööd, te oskate koguda ja töödelda erinevaid andmeid ja te oskate argumenteerida erialaste teooriate, küsimuste ja järelduste üle. Lisaks te mõistate, et inimesed, loomad ja keskkond, kõik on omavahel seotud. See tähendab, te tunnete väga hästi sellist kontseptsiooni nagu ühtne tervis. Te tunnete toiduturvalisust ja tunnete säästliku majandamise põhimõtteid. Oskate suhelda erinevate sihtrühmadega
ja kindlasti õpite selle 6 aasta jooksul väga palju meeskonnatööd, sellepärast et loomaarsti amet ei ole üksiku selline individuaalne lähenemine, vaid see on igatpidi seotud meeskonnatöö. Ja samamoodi on tähtis see, et kuna tegemist on ametiga, kus on empaatial oluline roll ja kohati ka väga rasked otsused, väga rasked teemad, siis on oluline tunda ka seda, kuidas te ennast saate aidata, enda tervist hoida, kuidas oma vaimse tervise toetamisega tegeleda, et see on ka õppekava üks osa. Ja lõpuks te olete valmis praktiseeriva loomaarstina, kas siis valdkonna spetsialistina riiklikes ametites või eraettevõttes ja kas või kõrgkoolis õppejõuna ehk jätkama doktoriõpinguid hoopis. Või siis praktilise koha pealt kas internatuur või teatud spetsiifiline residentuur. Nii, see oli siis nüüd kõik see üldeesmärk. Nüüd me jälle tagasi konkreetsemaks ehk räägime, mida me õpetame ja mida te õpite, et natukene veel aimu saada selle õppekava sisust. Et seda ma enne juba ütlesin, et punktide arv on 360 EAP-d ja selleks, et õppekavas on meil circa 120 erinevat ainet ja et paremini orienteeruda õppekavas, on ained jagatud moodulitesse. Ja esimene moodul ehk esimese aasta sügisel algab sellega, et põhiliselt on tegemist üldmooduli ainetega ja need on üldained. Hiljem näitan teile ka mõned näited. Erialamoodul on kõige suurem moodul ja see moodustab selle põhirõhu sellel õpingutel. Ja praeguse õppekava ülesehitus on selline, et see viimane ehk 6. aasta on võimalik valida endale suund. Et te ei saa kindlasti diplomit, et te olete nüüd hobusearst, kui te lõpetate, vaid te saate loomaarsti kraadi, aga see 6. aasta võimaldab süvendatult enda sellise huvi või suunaga tegelemist. Ja need suunad on meil hetkel siis produktiivloomad, hobumeditsiin, lemmikloomade meditsiin ja toiduohutuse valikmoodul. Et selline valik veel lõpukursusel. Nii nagu igal õppekaval on eriala valikained ja vabaaineid. Neid peab vähemalt saama 11 EAP-d, alati võib neid rohkem oma huvist kursusi läbida ja võtta. Ja lõpetamine toimub veterinaarmeditsiini lõputööga, mille eest on ette nähtud 22 EAP-d ehk see töömaht on selline ja selle kohta ka paar sõnu lõpupool. Ja et asja veelgi keerulisemaks ajada, siis räägime sellest erialamoodulist, mis ma just ütlesin, on see kõige suurem ja mahukam ja põhilisem moodul. Ja see erialamoodul on selline selguse mõttes omakorda grupeeritud erinevad siis grupid, alamoodulid. Me räägime prekliinilistest teadustest. See pre ütleb juba ära, et kõik see, mis eelneb kliinilisele õppele. Meil on olemas loomakasvatusmoodul, sinna kuulubki loomade heaolu, söötmine, pidamine, geneetika, aretus. Siis on toiduhügieeni ja veterinaarse rahvatervise moodul. Et seda vaatame ka mõned näited kohe. Ja kliinilised teadused, ehk nagu te näete, see kliiniliste teaduste pool on kõige suurem ja kõige mahukam. Ja mõned näited. Hüppame nüüd tagasi sinna üldmoodulisse, mis küll punktide arvult EAP-delt on kõige väiksem, aga mis need üldmooduli ained on? Kindlasti sissejuhatus veterinaariaõpingutesse. See vältab terve esimese kursuse sügissemestri. Siin on nüüd alates sellest, kuidas kasutada õppeinfosüsteemi, kuni selleni, kuidas õppida, erinevad ekskursioonid ja lihtsalt tutvumine karjäärivõimalustega ja palju muud huvitavat. Ja lisaks on meil veterinaarmeditsiinis selline süsteem, et esimesel ja teisel kursusel on kursuse juhendaja, nii-öelda akadeemiline ema, ja tema on ka see, kes siis alguses tegeleb kõige rohkem üliõpilastega ja aitab nii-öelda sisse elada ülikoolisüsteemi meie poolt. Siis on meil eraldi aine, milleks on loomaarsti vaimne tervis ja enesehoid.
see keskendubki kõigele, kuidas ennast aidata eelkõige. Siis on selline aine nagu erialateabe vahendamine akadeemilises inglise keeles, et kahtlemata kõik, kes te tulete õppima, olete väga-väga heal tasemel inglise keelega, nagu tänapäeval ikka, aga siin on teatud terminid, teatud mõisted, teatud valdkonnad, mida peab siis eraldi kursuse raames veel juurde õppima. Ja ütlen siinkohal ära, et õpe on küll põhiliselt eesti keeles, aga meil on ka välislektoreid, meil on külalisõppejõud, nii et pluss väga palju erialakirjandust on ikkagi inglise keeles. Et sel juhul see inglise keele tase peab olema piisav, et saada aru ja lugeda siis ka erialakirjandust. Ja selleks on ka selline seesama õppeaine, mis aitab siis selle eriala terminoloogiaga tutvust teha juba esimese aasta jooksul. Ja üldmoodulisse kuulub ka tõenduspõhise veterinaarmeditsiini alused ehk seesama, et millal põhineb meditsiin, mis on teadusuuringud, kuidas me saame kindlad olla, see on tõenduspõhine ja see ei ole tõenduspõhine meetod näiteks. Ja samamoodi informaatika ja biomeetria alused ehk baasstatistika on juba esimesel kursusel. Vaatame, mis need prekliinilised teadused on taas, need on üksikud näited, kuna üle 80 EAP kuulub prekliiniliste teaduste valdkonda, aga anatoomia, histoloogia, füsioloogia, kõik baasained, mikrobioloogia, immunoloogia, patoloogia, viroloogia, et nagu nimetusedki ütlevad, et sellised üldteadmised ja enne, kui siis kliinilised teadused tulevad, aga enne ma näitan teile veel mõnda loomakasvatuse ainet, näiteks loomade heaolu ja kaitse, söötmisõpetus, siis nii suurloomade kui ka lemmikloomade söötmisõpetus, eriloomakasvatus, siin te saate erinevate loomaliikide kohta üldteadmised, olgu need veised, linnud, sead ja nii edasi. Ja toiduhügieen ja veterinaarne rahvatervis, et siin ma toon teile 2 näidet välja, mis selle mooduli all on, näiteks piima ja piimatoodete kvaliteet ja ohutus, et loomaarst peab olema võimeline kontrollima kvaliteeti ja ohutust ja siin on ka teatud haigustekitajad, mis levivad, saastumine ja nii edasi ja lihatoodete tehnoloogia, ohutus ja kvaliteet. Nii et see piima pool ja liha pool on toiduhügieeni 2 suurt valdkonda. Ja nüüd kliinilised teadused, näiteks kirurgia, erinevate loomaliikide kirurgia, mäletsejaliste kliiniline meditsiin, kes need mäletsealised on, eelkõige siis lehmad, lambad. Eksootilised loomad. Eksootilised loomad ei tähenda seda, et need peavad olema loomaaialoomad, vaid eksootiliste loomade alla klassifitseeritakse ka näiteks närilised, siis lemmikloomadena peetavad linnud. Et see on üha suurem ja suurem valdkond, kuna neid loomi peetakse üha rohkem ja teiseks nende eest üha rohkem pakutakse neile ka meditsiinilist abi, et sellepärast on ka see oluline valdkond, mida teada. Siis eraldi aine näide lihtsalt on sünnitusabi ja günekoloogia, eelkõige produktiivloomad, hobused, aga väikeloomad. Veterinaarradioloogia kursus tähendab siis kujutavat diagnostikat. Me räägime siin röntgenist, me räägime ultrahelist, me räägime kompuutertomograafiast ja nii edasi, nii et erinevad valdkonnad kaetakse selle kursuse all. Ja lindude haigused. Pluss kõik, mis puudutab erakorralist meditsiini, intensiivravi ehk nii-öelda EMO-patsiendid, et nende käsitlust õpetab eraldi kursus. Ja veel noppisin välja lihtsalt näidetena, näiteks eraldi on neuroloogia kursus. Ja sigade kliiniline meditsiin. Nii, need olid siis mõned näited teile erinevatest ainetest, aga nagu ma ütlesin, neid aineid õppekava lõikes on üle 100, et siis ainult näidetena. Ja rõhutan veel, et tänapäeva õpe tähendab seda, et kui me hakkame nüüd jõudma sinna maailma, kus me peame oskama teha protseduure elusloomadega, siis tänapäeval me ei tee neid
esimest korda elusloomadel, vaid me harjutame neid enne mudelitel. Et see kontseptsioon, mis puudutab looma heaolu, see peab olema tagatud. Ja meil on selline õppe, mida te alustate 3. kursusel, et hakkate õppima kliinilisi oskusi, protseduure. Olgu selleks tavalise süstimistehnika omandamine, olgu selleks looma kliiniline läbivaatus, ehk me katsume, püüame aru saada, mis toimub, olgu selleks kuulatlemisoskuse õppimine ja nii edasi ja nii edasi, et selleks on meil eraldi siis õppeaine ja harjutamistuba. See on nüüd see, mis seal toas öösel toimub, selle pildi peale ka vaatame, milline ta päeval välja näeb, eks ole. Ja tavaliselt see on täidetud aktiivsete tudengitega, kes siis erinevaid protseduure harjutavad. Et see on siis äärmiselt tähtis loomade heaolu suhtes, et te oskaksite, teil oleks enesekindlus enne, kui te lähete asju siis eluslooma peal teostama tegema. Ja sellepärast on niimoodi, et kui te lõpetate 3. kursuse, siis on 3. kursuse lõpus oskuste eksam. Ehk see oskuste eksam tähendab seda, et te teete eksamil hinde peale, läbite ja teete erinevaid protseduure. Ja kindlasti huvitab teid ka praktika, et mis selle õppekava lõikes on võimalik praktiliselt läbi teha, et ma näitan teile ka need praktika võimalused ära, kuidas see meil jaguneb. Et sisuliselt 3. õppeaasta praktika on loomakasvatusettevõtte praktika. Ja see on selline esmane kokkupuude ja kuna väga paljud siiski, kes meile õppima tulevad, ei oma kokkupuudet varasemalt suurloomadega, hobustega, siis see on nüüd võimalus seda saada. Ehk praktika nimetus ütleb loomakasvatusettevõtte praktika, sisuliselt on selline hoolduspraktika, aga te leiate endale kas farmi või talli, kus te selle siis läbite tulevikus. 4. õppeaastal on meil valida kas seemendustehnikum või loomaarstiabilise praktika. Et see on nüüd selline valikukoht, et kas teid huvitavad rohkem suurloomad või teid huvitab tulevikus väikeloomameditsiin. Et vastavalt sellele saab siis valida. Ja samamoodi meie väikeloomakliinikus väikeloomade erakorralise meditsiini õppepraktika. Et see on siis selline esimene kokkupuude meie loomakliinikuga. Ja praegusel hetkel meie 5. õppeaasta on väga suur, maht on seal just nimelt praktikatel ja te näete, et siin on lausa 5 erinevat praktikat, mis on kõik kohustuslikud. Esiteks tuleb läbida lihainspektsiooni praktika. See tähendabki seda, et tapaeelne ja tapajärgne kontroll kuuluvad siia alla. Veterinaarjärelevalve praktika, ehk te olete siis riiklikus veterinaarjärelevalve süsteemis ja te näete seda, mida teevad siis igapäevatöös ametnikud, kuidas toimub kontroll, kuidas toimub ennetamine ja kuidas siis veterinaaria seadust ja muid seadusi jälgitakse ja kontrollitakse igapäevaelus et neid järgitakse. Ja samuti on võimalus, vaid samuti peab läbima hobumeditsiini praktika, produktiivloomade õppepraktika ja väikeloomade meditsiini õppepraktika, nii et kõigile on kohustus läbida kõikide loomaliikidega seonduv õpe. Ja siis see viimane õppeaasta, kui te veel mäletate, siis viimasel õppeaastal oli teil valikuvõimalus ja samamoodi on siis praktika võimalused, kes valib endale hobuse meditsiini suuna. See tähendab seda, et ta läheb tegema ka hobuse meditsiinipraktikat viimasel õppeaasta. Aga ma usun, et see slaid annab ikkagi praegu teile juba ülevaate. Esiteks sellest, et mis on need praktilised suunad, mida te saate teha ja tegelikult annab see ka päris hea ülevaate juba sellest, et mida tegelikult loomaarstid teevad ja milliseid valdkondi on võimalik endale juba tulevikuks ka valida. Nii. Eile olid just meil lõputööde kaitsmised. See on värske pilt eilsest kaitsmisest. Et kõik tudengid lõpetavad meil siis lõputööga
ja eile lõpetasid kõik väga edukalt, väga kenasti, neid oli umbes 70 kokku mõlemalt õppekavalt. Ja see tähendabki seda, et ka teie jaoks, kes te astute sisse nüüd õppeaastal, alustate 2025, 26 õppeaasta, jääb veel lõputöö variant. Seda me veel ei tea, mis juhtub selle järgneva 6 õppeaasta jooksul, sellepärast et AI areneb meeletu kiirusega ja kuidas see lõputöö täpselt välja näeb, et seda me vaatame jooksvalt. Aga mis on kindel, kui te lõpetate, siis te saate endale loomaarsti kraadi, ehk siis inglise keeles on see degree in veterinary medicine. See on siis see, mis on tulevikus. Teid ees ootab juhul, kui te valite õppe ja kui te selle 6 aastat läbite. Ja mõne sõnaga nüüd veel korraks sellest, mis on tuleviku karjäärivõimalused, mis on need spetsialiseerumisvõimalused, loomulikult väikeloomakliinikud, väikeloomaarstindus. Et olgu ta üldarstina, olgu väga spetsiifiline, ala, keda huvitavad südamehaigused, võib spetsialiseeruda loomade kardioloogiks, keda huvitavad midagi veel, keda huvitab hoopis kujutav diagnostika, võib spetsialiseeruda hoopis sinna, et need võimalusi on päris palju. Ja teine on loomulikult suurloomaarstid, olgu nad farmiarstid, piirkonnaarstid, et kõik, mis seondub sellega. Eraldi teema on veel hobusemeditsiin, et on olemas eraldi hobusearstid, kes on väga hobusehuvilised, saavad ka nendega rohkem tegeleda. Ja loomulikult ametnikud, kõik need järelevalve pool on väga suur ja kaasa arvatud toiduhügieeni pool. Miks me muidu seda lihainspektsiooni õpime, eks ole, samamoodi on võimalik töötada tapamajas. Ja ära ei tohi ka unustada, et te lõpetate ju integreeritud bakalaureuse ja magistriõppe, mis tähendab seda, et peale lõpetamist te saate, kui teil on huvi, valida ka endale teadustöö, doktorantuuri suuna koheselt. Ja see on ka äärmiselt huvitav. See tähendab ka, et teaduskarjäär, õpetamine, kõik see on samamoodi tuleviku üks osa. Nii, me jõudsime päris tulevikku, et aga nüüd ma hüppan tagasi selle juurde, et mis on meie tingimused, et sisse saada meile, sisseastumistingimused. Nendega on nüüd niimoodi, et kindlasti, ma usun, et te olete juba kindlasti vaadanud meie kodulehte, seal on kirjas väga detailselt veterinaarmeditsiini sisseastumistingimused ja siin ma lihtsalt korraks veel üldistan ja paari sõnaga ütlen need tähtsamad asjad. Et meie sisseastumine põhineb 3 alustalal, üks on siis riigieksamid, mis on ka siin kirjas, eesti keel ja kitsas matemaatika, teine on lõputunnistuse hinded, bioloogia, keemia, matemaatika ja eesti keel ja 3 on siis motivatsioonikiri. Ja muidugi peab vaatama nüüd meeles pidama seda, et selleks, et vastuvõtukatsele ehk motivatsioonikirja ringi pääseda, selle eelduseks on, et riigieksamite ja õppeainete minimaalne konkursipunktide summa on 26. Aga taaskord minge kodulehele, vaadake täpselt järgi ja kui näiteks on mõnel gümnaasiumil ei ole eraldi teatud aineid, on kokku pandud teatud loodusained, et siis samamoodi, et on võimalik asendada, aga see detailne info on vastuvõtu lehel olemas. Ja motivatsioonikiri on selline mitu aastat juba olnud, üks sisseastumise osa ja tegelikult siit tuleb päris kenasti välja, ütlen oma kogemuse põhjal, ikkagi see soov ja tahe. Ja on ette antud 5 pidepunkti, mida tuleks järgida ja minu soovitus teile on isiklik soovitus, et isegi kui te kasutate mida tänapäeval me nagunii teeme oma mõtete jaoks mingil määral AI-d, siis ärge jätke neid tüüplauseid teinekord sinna motivatsioonikirja, vaid saage sealt mingit inspiratsiooni, ideekatkendit, aga see tekst peab olema teie oma, et te kirjutate selle ikkagi endast lähtuvalt. Et see on nagu väga,
väga soe soovitus. Et see personaalsus tuleb motivatsioonikirjadest välja, kui neid lugeda, et seda on näha, kes kuidas on seda lähenenud. Ja oleks hea, kui teil on mingi varasem kokkupuude, et ma usun, et te kõik tahate töötada loomadega, sellepärast et teile loomad meeldivad. Ma loodan südamest, et keegi ei vali veterinaariat sellepärast, et ta ei taha töötada inimestega. Sellepärast, et see ei ole alternatiiv inimese arstile, vaid te peate töötama enamuse aega inimestega. Et ükskõik, kui palju te seda looma aidata ei taha, tuleviku tarbeks peab ikkagi aru saama sellest, et loom on omaniku omand ja te suhtlete ja te mõjutate kõike läbi selle looma omaniku, karja omaniku, kelle iganes. Et see mõte on see, et te peate suhtlema väga palju inimestega, kui te valite selle eriala. Ja just, et kui teil on kokkupuude, te olete käinud loomakliinikus, te olete käinud mõnes farmis, te olete rääkinud töötavate, praktiseerivate loomaarstidega, te olete käinud meie tudengivarjuks, et kõik see tuleb kasuks. Ja kaasa arvatud see, kui teil on mingi väike kokkupuude ka teadusega olnud juba gümnaasiumis, olete osalenud mõnes loodusteaduslikus projektis, et see kõik on ääretult oluline, sellepärast et, nagu ütlesin, tõenduspõhine meditsiin. Et ka seda kindlasti tooge see motivatsioonikirjas välja, et sellised asjad on olulised. Ja mõelge siis ka läbi natukene, et veterinaaria valdkond on väga lai, see eelistus võib muutuda, et te võite olla väga veendunud väikeloomaarst, kui te astute sisse ja lõpetada hoopis sellega, et teist saab väga hea suurloomaarst, aga motivatsioonikirja jaoks siiski mõelge välja, et mis tundub nendest väga eripalgelistest asjadest hetkel südamelähedane ja põhjendage seda. Nii, üks küsimus oli motivatsioonikirja kohta, et meil on ikkagi, siin on küsimus selle kohta, et kas võib olla pikem kui ette nähtud kirjatähtede arv, tegelikult ei või, sellepärast et komisjon loeb iga töö läbi ja me lähtume ikkagi sellest, et meil on see ette antud pikkus ja see maksimum arv on ikkagi teatud põhjusel ette antud. Ja ütlen veel, et iga motivatsioonikiri loetakse läbi vastuvõtu komisjoni poolt ja sinna kuuluvad siis veterinaarmeditsiini erinevad õppejõud, nii et erinevad valdkonnad on kaetud ja see tagab päris suure objektiivsuse selle hindamisel. Nii, ja jõudsimegi lõppu. Et tegemist on väga eripalgelise erialaga. Õpingud ei ole lihtsad. Õpingud tähendavad päriselt pühendumist. Aineid on palju, teadmisi tuleb omandada palju. Siin ei ole võimalik, et te käite osaliselt kohal ja osaliselt ei käi. See tähendab, et te pühendute oma õpingutele selleks, et te peate läbima kursused, et edasi üldse saada. Aga samas on ka tore ka, et ja kellel on see kutsumus ja kes suudab rahulikult keskenduda ja see kõik selle omandada, et see tulevik on jälle hästi eripalgeline taaskord. Et minu poolt jutu osa kõik, et kui on veel mõni küsimus, siis võib kirjutada või siis saata hiljem meil. Aga aitäh teile kuulamast ja loodan, et kohtume sügisel.